ma olen praegu otsa saanud. nii, mis meil siin veel on, kuld. okei, kuld tiksub seal üleval pool edasi, aga natuke on oma jõudu kaotanud. hetkel keeruline öelda, mis ta edasi tegema hakkab. ja ühe asja paneks siia veel, Bitcoin. lõpuks, dollariga. lõpuks ma tegin selle väikse Bitcoini ostu ära enda jaoks, vaatame siis, mis siin toimunud on vahepeal. okei. umbes sama koha peal tagasi, kus minu sisenemise hind oli. no saame näha, mis ta teeb. kui ta vajub siit läbi, siit sellest alast, siis on oht või lootus, et ta tuleb siia allapoole veel. aga suures pildis, kui me räägime paarist aastast näiteks, siis ma eeldan, et Bitcoini hind ikkagi läheb veel üksjagu ülesse. nii, tulemuste koha pealt kõik. aga üks asi, mida lubasin teha, siis Kraetuse liidist rohkem rääkida, ehk siis nüüd on olemas see tööriist, millega on võimalik siis Kraetuse liidi riski hinnata, kui kasutada siis erinevaid paare nii-öelda korraga koos. ja siin siis ma panin sisse enda konto, noh praeguseks on küll jah, muudame seda 27, sest et ja 27 000 on täis, mingi $9 oli vist puudu. paned sisse oma siis maksimaalse, mis sa siis tahad näha, drawdown. see balance drawdown, see nagu ei olegi nii oluline, aga see equity drawdown on see, mida peaks jälgima. ja siis saad siit valida paarid, mida sa tahad jooksutada. saad mängida siin siis positsiooni suurustega, tehingu suurustega. ja siis ta annab sulle siin tulemused, et mis see maksimaalne miinus olla võiks, et mina isiklikult näen, et okei, selle konto suuruse puhul ma oleks valmis vastu võtma kuni ütleme siis 30% drawdowni. ja siis tootlus selle drawdowni juures võiks olla kuskil 30% aastas, siis selle kombinatsiooniga, kui ma kasutan 1, 2, 3, 4, 5 paari. ja siis lot size on niimoodi, nagu ma siin pannud olen. et kust need numbrid tulevad, need on siis kõik backtestide tulemuste põhjal arvutatud. see number, mis siin on, see 31% praegu, see on nüüd nagu see maksimaalne, see tähendab seda, et kui nüüd kõik paarid läheksid korraga samaaegselt oma nii-öelda kõige suuremasse miinusesse, siis see oleks see, mida ma võiksin oodata, ehk siis siin on väga suur selline see on ülimalt konservatiivne, ütleme niimoodi, et see number võiks olla ka vabalt tegelikult 20% või isegi 10 või 15. sellepärast, et need paarid ei lähe siiamaani, vähemalt ei ole nad kunagi läinud korraga maksimaalset drawdowni. ma olen ka siin teinud ai-ga analüüsi nendele backtesti tulemustele, et näha, kus siis need kohad on, kus nad, kas nad lähevad koos drawdowni, kui palju nad lähevad ja sellist nagu mingisugused korrelatsioonid on. aga kindlasti see number, mis siin on, no ei saa muidugi öelda, garanteerida ei saa midagi, aga vähemalt backtestide põhjal võib öelda, et see on siin väga konservatiivne, ehk siis tõenäoliselt see number reaalsuses oleks madalam, kui kasutada seda seadistust. vot, kui sa tahad näha, tahad üles leida, kus kohas seda saab kasutada, seda tööriista, siis ma panen selle sama video alla lingi sellest. ja kui sa oled Warwick Prime'i toodete kasutaja, siis siin tuli küsimus, et miks nii vaikne on. augustikuus siis social trading us Finco Pro 5 nagu nägid, ei ole ühtegi tehingut teinud, lihtsalt anna aega, mingisuguseid kuutasusid enam ei ole, siis sellepärast muretsema ei pea, et oleks mingid jooksvad kulud. lase lihtsalt joosta ja anna aega. samal ajal mine välja, naudi suve, püüa kala, võta väikest, mine paadiga sõitma, mis iganes sinu meelistegevused on või veeda hästi palju perekonnaväega. ja lihtsalt lase asjadel toimetada. et see on ka ikkagi selline aastatepikkune protsess, et see ei ole niimoodi, et ma nüüd poole aasta või 1 aastaga saan siis meeletult rikkaks ja nagu me teame, siis esimesed aastad olid üldse, kõik võtsid miinust. välja arvatud mõni üksik, enamus võtsid miinust, et nüüd need viimased paar aastat, 2-3 aastat on olnud see aeg, kus siis on tulnud selline stabiilsus rohkem ja me näeme, et ka on nagu tulemusi. et kui rääkida enda kontost veel korraks, siis mul oli soov, et minu konto saaks 100% kasvu täis lõpuks. ma küll lootsin, et see tuleb kiiremini,
aga siin oma konservatiivsuse tõttu siis tõmbasin natukene pidurit ja kui me nüüd vaatame siis uuesti korraks siia peale, siis on näha, et hetkel on 91,3% ees. Ehk siis see 100% võiks see aasta täis tulla. Vot, minu poolt kõik, olge mõnusad. Kuu kokkuvõtted on vaja ka mul teha. Ja siis järgmise korral, kellegi küsimus tekib, anna märku. Ja ega siin muud ei olegi. Järgmise korrani. Nii, tundub, et see ennast ise välja ei lülita. Siis tuleb siit panna. Stopping.